see laadi-taadi ostis mulle paadi, lennutas üle maani minu kui mu vennad, aga kõigist, keda ma kaotanud olen, igatsen ma enim iseennast. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paberile tunde, siis põleta teegiga või lihtsalt viskad tulle ja unusta, et kuulusin kord sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen õhtul pesed hommikul juba jalga. Ma ajan pead palju asju, et rohkem on pesust jalas. Sa pead samamoodi tegema nagu mina. 7 särki ühesugust. No võt. Sama nagu see, aga valge õhtul. Meil on külas Ragnar Klavan. Kuidas kanda särke nagu Ragnar Klavan? Ja me eelmises saates siis kuulutasime välja, et tuleb Ragnar Klavan. Täna tuleb Ragnar Klavan. Aga teeme hoopis rahvateenrite uut formaati. Jah. Täna räägime palju poliitikast. Loodame. Ja jalgpallist ka. Ja. Küsin kohe alguses ära, et mida teeb Lauri Läänemets valesti? Lauri Läänemets valesti või? Kust sa alustad? Ei, tal pole häda midagi. Kellel on häda? Kellega on probleemid? Enam-vähem kõigiga nendega. Peale Lauri Läänemetsa? Noh, ju Lauril on ka, et ta ei suuda üles leida, kus saaks avalikku raha vähem kasutada võib-olla. Äkki veits nagu kärpida kuskilt ja ei ole kuskilt leida. Ja. Et kui teie enda ettevõtet või mina enda võtet samamoodi juhiks, nagu seda riiki juhitakse, siis oleks ammu pankrot käes ja kinni pandud. Ma olen nõus suga, jah. Aga kuidagi ma olen aru saanud, et nii kui on riigiprojektis, on kõigil kainda pohhui, võib venida lasta. Ja ega keegi nagu otseselt vastutust ka ei võta. Noh, kollektiivne vastutus, vaata. Võtta süüa. Mis ei tähenda midagi. Ja, meil on siin Dokumaru Don. No näed, tasus tulla. Tasub alati tulla. Kahjuks oli kuu lõpp, oleks kuu lõpp. Ongi, et meil palgapäev on 5. Lapsed lähevad kooli ka praegu, nii et pinal on ostetud lastele. Abikaasa eile käis küll, jah, või üleeile poisiga. Aktus oli eile juba tal. Siis vist ostis vale pinali. Tuli ära käia. Meil on vist 4 mingit rämmari pinalit on alles, et kui on vaja, siis saab veel. Vaata, mis klassi mindi? Mindi 3. 2 tükki on veel lasteaias. Üks läheb järgmine aasta ja siis tüdrukul kõige nooremal on veel paar aastat minnud. Väike iibeprojekt sul. Noh, keegi peab pindutama. Ma ikka loodan, et vanem poiss mängib jalkat ka, et see on ka isa, ema selline pensioni põlveprojekt. Ma ka lootsin. Kõigil on lootused. Ma toon juua, tahad midagi? Või sul on? Ühe koola võib võtta küll, jah. Meil on siin, ilmselt sa oled mõnda meie saadet näinud. Olen, isegi meil isegi ilmub. Ja ma mõtlengi, et peab ikkagi nagu ju ülevaade olemas olema. Meil on selline suhteliselt vaba kava. Mingit struktuuri reeglina ei ole väga. Et nii ta on, algab suvalises kohas ja teeme 3 mängu ära ja kuskil ta lõpeb. Saatest räägida? Jaa. Ma ei ütleks selle asja kohta saade. Ma ütleks selle asja kohta mingi kuradi, ma ei tea, nähtus. Elustiili projekt. Jah, midagi siin toimub või midagi jutub. Aga küsimus, mis on mind vaevanud viimased nädalad päris kõvasti on, et mis sa arvad, kas Kristjan Järvan on üldse välismaal käinud kunagi või? Ma usun ikka on. Kas Järvan S, kes pole Soomes käinud? Kas Järvan on nüüd see, kelle vastu kogutakse neid allkirju või? Ma panin ära oma allkirja. Ega ta nagu, jah, kõige paremad sõnavõtud ei ole olnud siin selle linnaliikluse ja kergliikluse ja. Ei no vaata, kõik asjad on kellegi huvides, on ju, aga ma ei saa aru, kelle huvides see meest toimetab. Äkki ta lihtsalt ei tea paremini. Polariseeriv, mul on ka taga muidugi, lubas mulle trammi. Mitte mulle otseselt, aga... Martin, ma teen sulle trammi. Ma käin korteriühistu koosolekutel ikka nii-öelda, et ma käisin seal linnainimeste kohtumisel poliitikutega siis. Nad tulid Põhja-Tallinnasse, tulid kohale kõik linnapea ja abilinnapead ja siis mul olid omad olmeprobleemid ka, siis ma läksin ka sinnasse, tere ja Martin siin ja elan siin samas ja 3 last ja tahaks, et üks laps saaks Kalamajast Tondile trenni. Poiss käib Tondil mängimas. Kotkas, jah. Ja vahepeal oli see tramm number 5, mis sõitis vaata Kalamajast Tondile otse, jube hea oli nagu. Ja tegelikult
öeldi ka, et väga palju kasutati kõike muud. Aga siis suunati sinna Bolti kontori ette. Sellepärast, et tuleb välja, et iduettevõtjad tahavad ka tööl käia nagu. Seda küll. Ja siis Järvan lubas mulle, et Viis pannakse tagasi Tondile sõitma. Aha. Tuli pressikas, et ei panda. Oota, mille ta lubas seda hiljuti või? Noh, see oli mõned kuud tagasi, jah. Ma kirjutan ka Fedaris, et juba esimene murtud lubadus. Et nii ta hakkab ainult alla mägema. Lisaks kõigele on Järvan ka valetaja. Ja see olid mingi head põhjendused olid, et see tramm sõitis viimati sellel marsruudil 1743 umbes, mingi siuke argument oli. Et seetõttu ei saa panna. No kuidas see nii vana marsruut ellu elatud? Siis, tõesti, et siis seda viga juba oli tehtud üks kord. Enne 92 sõitis Tallinna Stockholmi vahel ka praam viimati, ma ei tea, 24 vist. Aga väljaande peatoimetajana, kus see saade ilmub, kui see nähtus, mida me teeme? Õhtuleht on see siis. Jah. Ma eeldan, et sa oled kursis sellega, mis formaat on ja mida tehakse. Mul enne küsiti ka ja hoiatati, jah. Et oled sa selleks valmis? Hakataks alandama. Ka siis alandama. Oleks siin Ant Nurhan, siis sind alandatakse võib-olla. Me ei ole nagu suuremad asja mängijad. Me ei ole suuremad asjad mängijad, jah. Viimane saade oli, võttis vastane vist sama palju välja kui Hein või? Võiks rohkemgi või? Jaa. Kus juures oli vist? Ei, 4 oli. 4 oli, jah? 4. Ei olnud 7-8 või? Mingi oli keegi vastane siin. Pult oli siis ka valetpidi käes. Ma ei mäleta, kes. See oli äkki mingisugune enne Kurksi või? See oli enne Kurksi, see võis olla Miikal. Kurks on nagu asjalik. Kurks nagu midagi oskab, jah. Oota, Heina, see üks mäng läks lappama või? Sai, jah. Nagu Eesti koondises oleks olnud hea tulla tegelikult koondisse, nagu kodune tunne oli pärast liiga mängu. Selle pealt peab võib-olla. Ilmselt ei olnud asi temas. Asi oli mitte niivõrd, jah. Ülejäänud 10 mees. Esimesed 2 oleks nüüd paremini võib-olla olla. Ülejäänud olid sellised, et pole midagi teha. Oled sa jalgpalliga nagu sina peal, et vaatad, on sul mingid... Liidsi müts on laua peal ju. Liidsi müts on laua peal, jah. Aga miks Liits? Et siuke tüse prillidega poiss, vaata, et eluaeg arvutis olnud. Siis kunagi oli selline mäng nagu Championship Manager. Tänaseks on muutunud Football Manager, eks. Siis ta oli Championship Manager. Ja siis oli jõudsalt hea mängida Liitsiga, sellepärast, et see oli hea noor koosseis oli seal. Mängid hakkasid vaata arenema. See oligi Lee Boyerid ja Harry Juvelid ja kõik, kes seal olid, Danny Millsid. Ja sealt hakkas seal peale, et seal hakkasin iga kord valisid selle Liitsi, sest teadsid, et mängijad nagu hakkavad hästi peale ja saad hakata ehitama seda mansat ja sealt on jäänud. Läksid lihtsama vastama veed. Nende edu ja ebaedudega. Siis pärast seda tuli see edu nii-öelda korraks meistrite liigas ja siis tuli see kõik muu. See on siis tugevused 3. liigasse ja nii edasi Inglismaal. Ma mängisin ka seda kunagi, ma võtsin Dortmundi nagu ikka ja siis nagu ikka jah. Ja siis peale seda, kui ma olin 5. mängu järjest kaotanud edu sõidust Kölnile 3-2, viimasel minutil viskasin hiire kuvarisse ja rohkem ma mängisin seda mängu. Aga sa vahepeal oled Telos vist? Telos ma mängisin jah, ma sõitsin palju lennukiga ja lennuki reisid ja nagu suurt midagi teha. Ja ma seda roodhoogimist ka viitsi teha, et nagu istud vaatad nagu seda lennuki kaarti, kuigi see on meeletult põnev. See pidi ohtlik olema, sest nad vaata ei joo vett ka. Nad ei joo vett ka? Ja, seal mingi 9 tunnisel lennul ei tarbi absoluutselt vedelikke. Vaatad lihtsalt ekraani. No, see on debiilne, jah. Ja siis ma võtsin selle telefoni peale selle Champions või see Football Manageri. Aga see on seal kuidagi vähe lihtsam, et seal on vähem asju, mida sa saad persse keerata. Ja siis ma hakkasin mängima Kaiserslauterniga. Seal sain isegi Bundesliigasse, siis vahetasin klubi, läksin Eintracht Frankfurti ja jõudsin sellega meistrite liiga poolfinaali ja võtsin Bundesliiga ära ja siis lõpetasin selle mängimise. Ja rohkem ma ei ole viitsin mängida seda. Vaata mingi moment seal tulevad need arvuti generated playerid ja siis sul on mingid lihtsalt välja mõeldud tegelased, mingi 16-aastane ilma näota vend, vaata mängib juba hästi. Potentsiaalikas tüüp. Kuule, aga lööme veerema või? Mis meil siin see nädal vahest pakub muidu? Ma ei teagi. Mul sõber Heiko rääkis selle Football Manageri kohta seda, et ma ei mäleta ka, mis satsi ta, ka mingi suht suvalise satsi.
tõi siis... Taba puldi võtma. Võiks tegelikult, jah. Tõi esimesse liigasse. Nii. No, fast forward siis mingisugused hooajad, kus ta võitis meistrite liiga, koduliiga ja karika. Ja siis tuli kiri, et sorry, teine enam ei võeta. Just täiesti mõttetu mäng. Okei. Kuule, aga meil on nukker on see, et meil on ju... Vanad meeskonnad. Ei, meil on ju see kuradi international break. Ja siin ei ole nagu mitte midagi mängida. Kuule, aga äkki me saame mängida siis seda EM-i versiooni sellest... Kuule, jaa, me saame EM-i versiooni mängida. Ehk siis... Oliver, meil on abi vaja. Kuidas me sinna EM-i saame? Kuidas me EM-i saame, jah? Sa juba muudad nuppe või? Jaa. No, ta vara veel. Me vahetame mängu. Vist vahetame mängu. Või ma ei tea, kas see on sama mängu nagu koosseisus või? Sama mäng või? Mis asja? Lähme main menüüsse või? Ja see või? Vaba. Would you like? Ma ei teagi. Yes. Ei taha või? Ma panin yes juba. Nii, meil on siis valida need mängud, mis on laupäeval ja pühapäeval. On ju? Laupäeval on pakkuda põnevuskohtumine Eesti on nüüd neljapäeval on Eesti. Eestit, siin meil ei ole mängus, ei ole Eestit. Iirimaa, Inglismaa. Põmm. No. Kumb tahad olla? Martin. Ükskõik valige teie. Peremehed valivad. Ma olen Iirimaa. Enesekindlalt. Ei, ma ei salli Inglismaad lihtsalt. Mulle ei meeldi see. Mida? Mis need nupud on? Mis see lööb siin? Mida saab panustada? Lööb siit. See lööb, jah. Söödab siit. Senderdab siit. Läbi söödab siit. Liigub siit, on ju. Noh, see on arusaadav. Ja kuskil on, äkki siit on spurt. Aga vahet ei ole, me vaatame vanused järgi, siis teeme kuidagi graafilised poisil on Xbox. Aga nupud vist on sama laukaga, aga siis pult on teistsugune. Kuidagi tundub nagu on võõras. Ja. Muidu mängid selles mõttes ikkagi? Ma olen mänginud, jah. Oled mänginud ikkagi, et päris nagu selline, mis asi see on, ei ole, on ju? Nagu meil osad külalised. Harjutasin ikka eile. Tulen ikka täie tippvormi pealt tulen. Maganud oled üldse? Kell 1 sai magama, kell 6 tuli üles, siis tegin edasi niimoodi. Oota, kas nüüd on olemas? Und on ka vaja, vaata, muidu mõistusid, et... Esimese pääsemist läheb kohe käest ära. Väga halb kaotab. No tore. Me peame vahetama pooled ära, siis on korras, Iirimaa on kodus. Nii, põmm, palun. X-i. Ahah. Näe, Armin. Meil on saade praegu, ma eest tagasi sulle. On väga kiire sulle, jah? Jaa, käib praegu. Oota, õiged olid pooled, on? Nii. No, super. Ma arvan, et ei pea. Davai, tšau. Tahad siis? Armin tahab tulla laupäeval meie suursugusele kontsertile uue inimesega. Ja ütles, et kuidas siis teha. Ma ütlesin, et ilmselt saab. Loodetavasti hea sõber. Väga hea sõber, jah. Hea sõber, jah. Kõige rohkem küsitud on. Kuus on siukene keskmine või? Kuus on piiri peal. Kuus on piiri peal, jah. See oli nagu sellise, jah. Aga viisakuse piiri peal, ütleme niimoodi. Mingi moment ujusid välja siuksed vennad nagu mingid vanad lasteaiakaaslased ala, et oled 25 aastat suhelnud ja siis no kuidas läheb? Küsi ära see pilet lihtsalt, ära hakka, me ei pea siin mingit kuradi small talki tegema. Vaata telekast, kuidas mul läheb. Ops, kuule, siin pall liigub. Aga poiss siis on nagu, oskab mängida ka või? Poiss on päris hea, jah. Kus on Kalamäe Pirloks. Mängib sama poissa ka? Mängib sama positsiooni või? Mitte päris. Mängib keskkaitset seal rohkem. Mängivad nagu 7-ga ja... Kalamaja Kielini võib olla? Kui vana ta siis on praegu? 9.
9 või? Ja kui vanuselt üldse minnakse jalgpallitrenni? 3. Praegu minnakse 5 umbes. 5 või? Kogalt teeb vigu nagu, veits nagu selline jõkard või? Niimoodi ei oska mängida nagu stiilset jalgpalli, nagu Eesti nagu kirved lihtsalt. Tuleb ikkagi nagu tahe ära võtta vastaselt. Sa pead time-out'i nagu lihtsalt. Mis toimub? Asi oli valesti kõik. Kõik on valesti või? Pool mäng on näinud, praegu palli pole puutunud veel. Oot. Kaamera oli süüdine. Normaalselt puid saad siin tühja koha pealt. Jube palju lubab see teada. Miks ta sulle õpetab või mulle õpetab? Kuidas mingi karistuslööki lüüa? No aga äkki õpid mõne asja. Arvad või? Tahad lähemale minna? Op. Kõmm. Iirimaa ikkagi oli sul vale valik, noh? Imeline valik. Ei ole, ei saa palli kätte, ei saa, jah? No praegu ei ole saanud, küll ma saan. Sina ära muretse selle pärast. No ma muretsen ikka, mul on järgmine mäng. Op. Näe, vaata, kui kohe võtab tagasi palli. Kuule, see mees saab aru mängust. On, jah? Valesti. Ta eile harjutas, jah? Ei, no ma ütlesin, ja ma priidega poist veits tüsa. Okei. Ma ei ole veel trikke hakanud tegema. Parem pöial ei ole veel midagi tegema hakanud. Lasen tul praegu veits nagu mängida. Ta oli Xboxi karjus. Vaat seda, sihukest sööt oled neil varem. Kurat, ei lähe kogeda sealt. Läheb, ära muretsi. Saab tulema. Oi jah, ma arvan, see selline Ant Nurhani saade tuleb siit. Kohe teeme kraani lahti siis. Ja siit paneme, püstame peale kohe. Otse jalga, ülikõva. Küsi midagi talt, kurat. Ma vaatan mängu, väga põnev on. On jah, vaata, võtsin vähelt ära praegu. Võib-olla ongi kõik, noh. Küsi. Oota, aga Liitsi oled siis koha peal ka vaatamas käinud või? Korduvalt. Kuidas seal see feeling on? No 40 tonni. Teine asi ikka. Ja praegu ka või? Praegu ka, jah. Eks seal mingi selline rasked perioodid on ka antud. Mingi osa staadionist oli nagu veits tühi, aga üldiselt on alati nii olnud, et kõikide meeskondade kõige suurem publikuga mäng on siis, kui Leeds on külas. See ütleb nii mõndagi. See on päris ajalooga klubi, on ju. Vaata, nad mängisid ju seda meistrite liigat ka ja käisid Türgis, said nuga kõik vennad. See meistrite liiga osa on jah selline. Ühe aasta vist. Aga mis neil juhtus siis? Miks nad nagu nii... Kuldkalad on kõigest süüdi. Ahah. Käisin staadioni turil ka, et seda kohta, kus kuldkalad olid vanasti klubil. Toitmine oli mingi 10 000 nädalas. Niimoodi või? Siis uus omanik rebis selle kuldkalade puuri või see on akvaariumi seinalt maha. Ja sealt läks alla mäge või? Põlema. Siis hakkas paremaks. Siis nagu mõeldi ka, mille peale kulutatakse. Okei. Ma mõtlesin äkki, et kuldkalad nagu andsid soove ja värke. Tõid õnne. Aga ei, vastupidi ikkagi, võtsid raha. Kes need omanikud on neil praegu? Nüüd on need, kes on San Francisco, mis on siis 49ers omanikud, ameeriklased. Korralik papp tuleb sisse. Aga see on nagu põnev, et ameeriklased on avastanud ka, et jalgpalliklubisid on päris huvitav omada Euroopas. Rahamasin ju. Championshipist Premi ülemineku mäng on kõige tulusam mäng tõenäoliselt, kui sa võidad seda üldse. Leeds on enam kõik kaotanud alati. Iga, jah? Aga see vist vastupidi vist on samamoodi pauk nagu. Et see rahaline kaotus, mis alla kolisedes tuleb, on ikkagi jõhker. Ja ma saan aru, et see tuleb kõik nendest televaatamise mingitest raadest, on ju? Eks ta ikka on, jah. Pluss siis mingid sponsorid ka võib-olla ei ole enam nii. Võid öelda küll, et esiliiga, eks ju, aga vaatad ka seda, kuidas mingeid vendi nagu palgatakse, siis ei ole küsimustki. Isegi see Inglismaa esiliiga on seda atraktiivsemam kui mõnigi teine. Eesti võtti ka vaatada? Vähe, poiss sunnib Florat vaatama. Floras mängib seda. Kõik teed viivad Rooma, fuck FC Flora, nagu meil siin saates öeldakse. Sa nagu siis... Ma vaatan poisi jalgpallina. Käisime Soomes just. Alansid seal soomlasi. On jah?
päris hea turniir oli, noh, selles mõttes, et... Aga kuidas sa nii noorena Florasse saad, nagu lihtsalt lähed trenni ja oledki Floras ja kõik ongi hästi, ja? Ise ta tahtis. Tuleb Poolak võtab kõik vastu ja keegi, kes raha annab, see kohe võetakse vastu. Ei mõtlin, kas pidi Poolakuga nagu eraldi ka kokku saama korra ja... Ei, lapsi nad võtavad ikka nagu rõõmuga. Laste pealt tuleb linnapea raha ja lapsevanemad maksavad meil 95 € kuu vist. No võt. Aga mis vanuseni see kestab niimoodi, ei tea? Mis vanuseni? Kui täiseali saamiseni või? Kui laps ma on 17 aastat. Sa mõtled oma poisi peale juba? Ütlen jah, mul on 3-kuune juss, et äkki see poiss peaks ka kuskil juba vaikselt... No 5 hakkab võtma, mul tüdruk peaks minema nüüd septembris, nüüd just uus grupp avaneb 2019. Kaheselt tuleb ise hakata treeni tegema, vaata. No Tartus ongi, Tartus on juba lasteaias on mingid klubid on kohal nagu. Okei. Tallinnas sama asi, Tallinnas mul lapsed on seal Kalamäes on lasteaias, seal Tallinna Kalev noolib. Okei. Kalevi inimesi me teame. Kalevisse võib anda küll. Jah. Kalevisse, Kaljusse ja Tartu Velkosse võib anda. Flora ei oleks esimene valik üldiselt, aga ma saan aru sellest Flora nagu... Ei no kujuta ette, sul satub olema andekas laps, on ju. Ja siis on ohtu, et tuleb mingi üleminek, on ju, ja siis Poolak hakkab keelama seda üleminekut, vaata. Poolak teeb ainult motivatsioonivestlusi ja õpetab arengut. No jaa. Ei ole päris kindel, kus see areng osub. Ei tea, praegu ei ole leidnud. Aga need... Aga no kuskil ikka. Need staadioni müügid ja vahetused, need on sul kõik okei, ma saan aru siis, on ju, et see... No laps on seal siis. Ärina, mis seal ikka? No kriitiline saade ikkagi tuleb välja. Ei, no selles mõttes on huvitav. Ma ju ise, ma olen Tammekast kasvanud Tartust, Tartu poiss. Ja ma olen väga halb. Ma olen see, et mängisin kõiki positsioone, mis on seda, et ühtegi mängin normaalselt. Pandi sinna, kus vaja oli, kus vahetusmeest too päeval ei olnud. Minu elu lugu põhimõtteliselt. Tihti väravas, jah? Ja väravas ka olnud, jah. Nagu see Jürgen Klopp kunagi ütles kuulsad sõnad, et mul on Jürgen Kloppi jalad, aga Ronaldo pea. Ego või? No, aru saam mängust ja nii. Ja midagi ikka mõikab. Ei, Jürgen Klopp ei öelnud mulle muidugi seda, et ei käinud minu kohta. Võiks olla küll. Õhtuti räägime ikka telefonis, arutame seda jalka asja nagu. Jürgen helistab. Neile rääkisime, et praegu nagu puhkab. Jürgenil on vaheaasta või? Jürgen, no viimati rääkisime vist. Mis ta mõtleb, või? Võta välja. Teeme kridi ka või? Mis asja me teeme? Kridit või? Ma ei vaata veel, et ka seda aru, mis on ultimatiivi mänginud oma elus samal. Nüüd läheb halvasti. Nüüd ära küsi midagi, ma pean keskenduma. Ei ole kõige parem, on ju? No, täna muretseb. Niimoodi, jah. Oleks uskunud, vaata. Kutsus peatoimetaja siia ja selline jama, noh. Mis ma sain -5? Mis mu handicap oli -5 või? Ikka vaatan tead. Seda ma mõtlen, miks see... Miks tahab üks peatoimetaja tulla saatesse? Üks peatoimetaja nii väga tahab saatesse tulla. Miks ta on nõus tulema siia saatesse? No, nüüd see oli teada. Ma oskan ka vasakult paremini rünnata siin mängus kui enne paremat vasakule. Ma ei tea, miks, jah. Ma ei oska trikke teha ühes suunas. Teises suunas teha, väga veider on. Ajupoolkera ei tööta. Raskelt paremakäeline. Tegelikult olin vasaku käeline vanasti. Nüüd hakkab siin steppuver hakkab peale ja kõik. Ei ole mingit küssi enam. Samas võib-olla ongi mingisugune lihasmälu, mis kuidas sa nagu ühtepidi nagu oled harjunud. Teisele poole ma ei oska teha. No võt, noh. Sellepärast ma teistpidi pähe saangi. No vaata, nüüd on tõsiselt võetakse asja. Korras. Kuuled välja või? Sul keelde. Lähed ise järgi sinna. Läheks küll, mis staadionil on. Pileti saab. Jõuaks sõita ka. Must mees Iirimaal. Kus sa oled kuhugi vutti vaatama, ei lähe või? Mina. Jah. Pidid minema Londonisse? Lähen jah. Mida sa vaatama lähed? Ma lähen QPR Millwalli vaatama, oma lemmik Londoni klubi. Millwalli siis. Ja Fulham Newcastle. Ja siis ma lendan kohe järgmine päev Hispaaniasse ja vaatan seal ka midagi. Tahaks minna Via Real Barcelona. Tavai. Staadioni pärast just. Ilus suur kollane staadion.
muidu Hispaanias nagu noh, see nüüd ei ole Hispaania, see Baskimaa, aga lemmikklubi on Bilbao. Hääled on nagu poti peal juba. Väga vingeline on. No pingutus vaata ikkagi selles mõttes. Pingutus ekraanil ja siin. Okei. Ja üksi lähed niimoodi reisima või? See on osa sellest maailma ümberreisust nagu. Sinna Ladina-Ameerikasse ei võetud kaasa või? Ei pretendeerinud ka. Kas ei käitud korralikult esimesel reisil või? Väga hästi käitusime. Minu meelest meil nagu läks toredasti, aga vaata siin... Oota, praegu ei saa. Kohe tegeleme sinuga. Oleks mõelnud, see nii tõsine asi on. See kohe võib-olla veits rohkem harjutanud eile. Ei, me sinna nagu ei pretendeerinud, jah. See on teine formaat, jah. Las poisid teevad ise oma saadet, jah. Ei pea igale poole kaasa ronima. Aga jube palju on mingeid reisisaateid nagu, kõik vennad teevad oma mingi reisisaateid. Vaadatakse ka kuidagi, jõekaldad ja kes on reisid. Need on teinud 10 aastat vist. Need on teinud 10 aastat, jah, aga nagu mingi enamus reisisaateid on siuke, et kuradi 2 meest käsikaameraga kuskil kuradi Ulaanbaatoris, no mida ma vaatan sellest? Tuleb nagu kadedus veits. Ei tea, ei ütleks. Mida ma sest vaatan? Samal ajal vaatad edetabelit telek seal 5 koht. Ei, mulle juvedalt meeldis see kuradi see, kus need vennad käisid selle džiibiga seal kuskil kuradi mägedes ja nad et see on nagu 4x4 või? Jah, aga noh, ma ei tea. Aga neil on ka mitmeid saateid ju. Piret Järvis läheb kuradi lapsega Taisse, no mis asja ma vaatan sellest? No, Tai elu. Äkki on vaja ka kunagi lapsega Taisse minna. Ma olen olnud naisega Tais 6 aega. Päris hea oli. Mõnus soe. Väga okei elu oli. Mina vaatasin, koroona ajal oligi see Jõekalda, see kuramu, see Tansaania. 6 aega ma oletan, kaua. Loomepuhkus oli. Seda on ka vahepeal vaja. Koroona ajal nad käisid Tansaanias, see oli vist ainukene koht, kuhu sai minna. Ja siis ma vaatasin väga suure huviga seda saadet sellepärast, et kuhugi ei saanud reisida. Ja siis mõtlesin, et okei, päris äge oleks reisida, aga noh, nüüd on maailm muutunud. Enam ei reisi keegi kuhugi. Ja võt siis, tuli välja, et tegelikult reisitakse küll. Oi. Niimoodi mängitakse. Sellise vastase vastu on pohkud. Aga näed auke või? Ei näe? Mis auke? Ja natuke on see. Sööd auke. Vaid nagu saanud kätte rohkem. Ava? Ei. Oot. Okei, jube põnev on, kurat, ma ei saagi. Põnev on, jah. Paikne saade on nüüd. Aha, et see siis kindlalt ei läinud siis see. Ei pruukid minna, jah. Venezuela saaks ära loetud. Ma nägin, et mingit tõmmati mingi varrijooni ja taastamatakse nagu otsa, siis seal ei põik tõmmatud ja tegelikult üldse sunnama. Värav liigub sinna, kui on vaja. Seal võib-olla ongi mingi vend käsitsi tõmbab nagu. Nii kuidas. No normaalne nikerdama ikka, jah. No. Aga televaatajat oli siis, et Klaavan ka ikkagi väidetavalt tuleb meile siia kunagi. Kõik, kes on nüüd suurelt pettunud ja ootavad, et äkki mingil hetkel ikkagi see saade on nagu selline võib-olla järgmine saade. Üllatussaade. Aga meil juba saadeti Klaavanile lugeja küsimusi. On ju Eestis ka või? On hea lihtne tulma. Tallinnas isegi, aga nagu kurat ei saa klappima kuidagi. Ma täna hommikul sattusin vaatama Terevisiooni ja seal oli Hein. Terevisioon on nüüd alustanud uuesti või? Ja. September oli. Väga põnev. Hakkab sügis pihta. Olen mina suur Katrin Piirpalu fänn. Nii, ja mis Hein oli seal või? Jaa. Kus tema sinna see? Ta on koondise paus. Eestis koondisega ju. Seda küll. Mis sealt Hispaaniast nagu tulla ka nüüd nii väga. Nii, ja mis ta rääkis seal? Karin väga rääkis, et Hispaania on kultuuri poolest rikas riik. Võtsin 6 välja. Mängib seal jalgpalli ja 7 siis. Midagi päris palju, jah. Aga noh, ei selles mõttes, mis kurat see... On kõik 0-0.
see oli kvalifikatsioonimäng, nii et mõlemad said punkti. Nüüd meil on vaja ikkagi Golden goal on tavaliselt. Golden goal, jah. Siis keegi peab tegema panuse. Jah, panustega on niimoodi, et me teeme need nagu, kuna seda mängu ei ole saadaval praegu. Mida? Oba. Say what? Päris hull ju. Väga hulle. Ülikõva, kui sul on toimetaja nagu saates niimoodi. ise nagu ei saaks väga midagi siin aru ega hakkama. Kuule, kas EKRE-ga ongi nüüd krõpsti või? Tahtsid valida või? Plaanisin jah. Minu valikud on nüüd küll nagu kokku jooksunud. Ma muidu olen nagu kõva Siim Pohlaku valija, aga mure on, on ju? Kõik need treeüritused ja jaanipäevad kuskil metsa vahel. Ühel teie üritus käisin, seal lauldi No Chance EKRE-na. Kuulen sellist asja. Mis huvitab, et mis... Sest ma saan aru, et uus EKRE on Keskerakond. Kõik üritavad, jah. Mingi väikse tükikese saada. Pigem on ikkagi halvasti ju, ma arvan. Millega? EKRE-ga. Nii kahju, et see nüüd niimoodi lõppes, aga noh, ega seda ei olnud näha ka. Seda kohe... AFD võitis Tüüringi valimised ju. Päris hull ju. Aga noh, Ida-Saksamaa, et mis sa sealt nii väga ootad? Ei, no ära nad ei kaona. Meil on see Helme valija on ju alati olemas. Kes teab, et Helme on aus ja väärikas mees? Kõik 3 Helmet või 4 on lõpuks on Riigikogus nemad ja võidke FC Helme põhimõtteliselt. Tegelikult vahve, et nagu oma perekonna erakonna. Issand Jeesus Kristus, no kuidas niimoodi? Ma mängin siukse kombinatsiooni ja siis nüüd lõpeb nii või? Miks mul mehel mingi 202 tüübi peal pea kohal on see... Ta vist näitab seda, et see on järgmine vend, kellele sa saad... Aga see on tüütu, jah. Ma olen lühinägelik ka, ma vaatan kogu valet meelestama. Selle saab kuidagi maha võtta. Ära võtke maha, muidu pärast ütlete. Oliver saab meil aidata pärast. Toimetaja. Peatoimet sai dopingut, et teistel ei tehtud sihukest asja. See vingus ja siis me tal võtsime maha nagu. Jookse nüüd. Läinud. Keskele. See oli normaalne jalutus ju. No jälle, kumb bänd on. Mõlemat nagu kontrollid. Jah. Sellest pärast maha võtta, mingi assist. Millel ei ole tegelikult väga suurt pointi. Xbox seda ei pakku nii intensiivselt nagu. Ei pakku jah? Ega no ei ole hullu. Me vist ei ole Xboxi näinud ega puutunud aastaid. See oli jah, kui ost tuli ka viga, ma pärast vaatasin ka, et ma ostsin kõige odavama nagu, mis oli saada. See ikka eeldada, et selle ühte mängu mängib, et mis tal ikka vaja on. Pärast vaatasin, God of War'i mingi eksklusiiv on kõik PlayStationil. Ainukene asi, mis ma arvan, et sellel Xboxil nagu eeliseks on see, et ta on väiksem nagu lihtsalt oma suuruselt. No tal oli see digital, ma ei tahtnud seda plaadimängi, aga ta on nagu päris pisike tegelikult. Et see on ikka, see PS on lahmakas. Mõtled otsa see? No päris kõrgelt, nagu käib otsad peal mul. Aga hakkab ikka... Issand, türa, mis sööd? Hakkab ikka ette andma. Võime nimi ka rääkida siin. Muidugi. Pikk ette. See ongi selle saate võlu. Mille pärast vaadatakse. Kurg eelmine saade Euroopendis päris korralikult. See oli väga tore. Ta on Manchester Unitedi fänn ka, nii et tal ei ole üldse elus mingit rõõmu siis. Nii kaugel. Aga kuidas sa siis meie vaatajanumbritega rahul oled? Peatoimetaja sellest toolist lähtudes jälle? Tore lasti, jah. Lihtsalt mul sõrm on libe. Et on üks edukamaid projekte, mis viimasel ajal õhtulehes olnud on. Ei, ma arvan, et on väga hästi. Läheb täpselt sellele, kus nagu sellele grupile, kuhu vaja on. Me otsime ka ise. Meil neid reisisaateplaane on veel. Iga vennal oma reisisaade. See oli väga tore. See on mulle väga meeldis.
see on jah, meie nüüd projekt on, et Sealt torust tuleb igal veel. eestlasel oma reisisaade. Nagu iga saatega läks paremaks ka, mis on nagu selles mõttes ka hea. Tavaliselt ei lähe. Sageli ei lähe kusjuures, jah. Sageli nagu on see, et teeme selle esimese ära, siis kuidagi läheb furts nagu välja. Aga seal oli just see, et ta läks kuidagi mõnusalt nagu sisukamaks ka, jah. Meil on plaan teha Rootsi kohta nüüd üks. Sest Rootsi on kõige lähem jalgpallimaa, mis Eestil on. Noh, nagu mingi arvestatav jalgpalliriik. Päris jalgpalliriik. Sa võid sinna Lätti seda RFS-i vaatama minna. Oot, sul on viimane rünnak, kui sa nüüd ära lased, siis on kõik. No ei lase midagi. Kokku ennast, Kristjan. Ahah. Hoiatati ju. Ei saa öelda, et ei hoiatatud. Saad uue puldi pärast ostma, ära nii kõvasti pane järgmine kord maha. Ma olen neid elu jooksul ostnud küll. Oled puruks viskanud, tegelikult see hiirelugu on päris lugu või? Ja, ei, mul vahepeal oli niimoodi, et mul see PlayStationi vend, kes siin... On ka nagu oma PlayStationi vend või? Mul oli kiirvalimise all. Pulte läks nagu iga nädal. No ma toon läbi. Ja Slavikule. Aga lõpuks vist aitas see, et sa viisid kodust ära selle masina. Ma viisin teisi kodust ära, see on minu PlayStation siin kusjuures. See on muud varianti ei olnud. Siis mul oli kontor oli reketiga vahepeal kae peale. Mille ma andsin käest ära, sest nagu ma sain mingi moment aru, et ma ei käi seal ja kui ma seal käin, siis ma mängin ainult FIFA. Ja ma hakkasin mingisugune, mingi 2500 aastast sellepärast, et kuskil kuradi telemajas FIFAt või mängimas käia. No see on mõttetu, ma viitsi. Ei, see on... Ma õppinud käima. See on Golden Goal oli nagu nii tegelikult, kuigi sa ei valinud seda. Et see sinu võit ja sinu panus. Sinu panus, jah. Vahepeal tulid Oliverid tuulised ka, et saab panustada. Nõme praegu. Mängisin palju paremini kui sinu. Vaata, miks keed on. Hakka vaatame. Me vaatame fakte või? Jah. 3-0-2-4, suht aus. Hästi aus on kõik. Ma räägin ka aus. Nii, panuse aeg siis. Tegeles spordipanusega või? Kunagi, hästi ammu. Läks hästi või? Jaa, kusjuures mul oli vahepeal nii, et ma võinud Eesti riigieelarvest panustada. Suutsin ära ennustada 3 suure turniiri võitjad järjest. Ahah. Kõige parem oli Portugal, EM. Raha tuli tagasi 28 kordselt äkki või? Okei, see on päris hea ju. Äkki oli isegi rohkem või? 50 euri panin. Sa lähenesid mingisuguse nagu... Jaa, nad võitsid Eestit viimases mängus mingi 7-0. Seda panin. Oli enne kui ära sõitsid, nagu turniiril see viimane kontrollmäng. Eesti vastu, siis radusin. Suht nagu selline korralik analüüs oli, ma selle toog on sees, paistab. Jah. Aga siis teised, aga ma olen tegelikult teinud nii, ma panen 4 panust nagu. Kõik 50 panused olen pannud. Suurturniiridel just, jah? Nüüd olen valinud nagu enam-vähem ühe favoriidi, siis 2 sihukest keskmikku ja ühe nagu sihukese üllatuse nagu. Okei. 3 turniiri järjest võitis, jah? Päris hea. Ja 4. kaotasin finaalis. Ikkagi siis... Nii et selles mõttes päris okei. Jaa, väga hästi. Rohkem olen kaarte mänginud, et seda on ammu teinud. Aga siin tuleb valida mingi hea asi või? Sa võid jah valida, mis sa ise soovid nagu selles mõttes. 4 võid selle koefitsient. Ja 1-4 peab vähemalt koefitsient olema. No aga võtagi see väravaid kokku üle 2,5, see on ilus. Siin on ka 3 tuli vaata kokku väravaid. Lõpuks tuli jah. Oleme Kurele andnud raha või ei ole? Ei ole, ma ei ole saatnud Kure seda... Kurel on... Mulle ei saa raha saata. Leedu konto. Reaalselt tal on Leedu konto. Leedu joppab, siis mulle ei saa raha saata. Peate saatma kuhugi mujale. On jah? Miks sulle raha ei saa saata? Ma ei võta mujalt raha. Sulas võtad või? Ei. Aga korraks oli mõttepaus, vaata. Lauri Läänemets, palun helista. Kuule, aga siis meil on ju lihtne selle asjaga, et läheb ühe lasteliste perede toetuseks selle. Me muidugi nagu kuulutame seda välja kogu aeg, aga nagu... Peab pärast kokku lööma. Ärge loomudele andke, anname inimestele kuhugi. Spin näiteks on siuke jalkaprogramm. Me maksame selle, et mul see
Õhtulehest siis, reklaami kirjutab ju Briti suursaadik, kirjutab ju neid jalkakolumneid. Ja siis tema honor allab ka spinni nagu. Okay. Iga loes maksame talle muidu, aga siis ta ei võta rahastaid, saadabki sinna jalkaprogrammi nagu. Ma ise mõtlesin, Spin on selle nimi. Ma ise mõtlesin, et võib-olla me peaks panema pleki sinna... Et see Florasse äkki? Ei, sinna fondi, kus on siis koondatud need inimesed, kes selle planeet 42-ga oma rahast ilma jäid, et natuke neile tagasi maksta. Arvad, et investor peaks endale uued riided ostma. Kuule, aga teie mäng. Ei, no peaks nagu tegema selle fondi, et need, kes nagu on rumalad investorid, ja need, kes kogu pleki panid nagu, kogu vaba raha panid. See oli, see on rumal, kogu vaba raha. Aga see, et sa võtad nagu riski seal, see on ju okei. Ei no, kuule, autorendifirma Lõuna-Ameerikast kuskil Aafrikas. No, mis saab minna valesti? Ei no, loogika tegelikult oli okei ju. Pankasid ei ole, eks nad ei saa mingit raha, aga autosid pole. See tootlus, mis pakuti, oli tegelikult väga kõrge, mis oli väga hea ju. Et noh, see vastas ka riskiga. Viimati pakkus Erial sihukest, ma ei tea, kas olete kuulnud sellest teadse ettevõttest. Sinna poliitiku raha ka nagu. Pärast Eriali seda krahhi ühte maja mul seal enda kodu lähedal ehitati ikka päris mitu aastat, enne kui see valmis sai. Nii, meil on Saksamaa Ungari pakkuda. Julged või? Ma ei tea, Ungari üldse on. Sa peaks Saksamaaga tulema siis. Soboklai. Sobokaga üksi kõmutama selle. Siis, mis meil siin veel on? On meil Ungari siin muidu üldse? Ikka peaks olema küll. No aga siis mängime või? Kumb sa olla tahad? Ma võin Ungari olla küll. Tahad Ungari olla või? Arvad, et on vahet või? Midagi võib-olla on, jah? Natuke on nagu. Väga. Nii, kuidas välja saab siit? Oliver. Kuradi ime. Kas nagu topeltvalus on see, et Inglismaa ka võitus? Teete pärast lolli. Kas rõve on, jah? Nagu, nii kõige suuremad need puldipeksmised mul on olnud siis, kui ma olen Bayerni vastu mänginud netis. See on küll nagu häbi asi on kaotada Bayerni. Tegelikult on savina, aga lihtsalt... Kas me... Mis toimub? See ei pannud ennast. Mine internationali. Ja kõik on korras. Minule jah, ei meeldi niisugused asjad. Säherdused asjad, jah? Aga ma lähen sinna Hispaaniasse, on ju. Nii. Ma vaatasin, et Puuluup on samal ajal Hispaanias on kontserte. Ja siis ma teen Barcelona kontserdid ennega koos, teen Narksi laulu ja kaubandust. Saavad ka SMS-i, et kuule, mul on siin mina ja veel 5 või? Kuule, äkki annab midagi vaadata. Või neil on nagu madalam, kõrgem, ma ei tea. Ja siis ma eile rääkisime Ramoga natukene lihtsalt. Kuidagi sattusime jutule Messengeris. Ja siis mõtlesime, et päris naljakas oleks, kui nagu 5 minust läks 2 aastat järjest Eurovisioonile, aga vahetaks nagu seda lavapartnerit ja siis süüdistaks nagu see Eurovisioon eelmist lavapartnerit. Puuluubi pärast läks jube sitast. Ise ei ole mitte milleski siin. Ei, ise oleme puhtad poisid. Et selle Pilatuse looga võiks nagu minna Eurovisioonile. Ma ei tea, kas see on nagu hea mõttena. Päris naljakas oleks. Näe. Naljakas on igasugune asi on naljakas, aga... Nii, mis siin toimub siis? Kes on kes? Mängita, mina olen valges. Oled jah? Alustavad ja võidavad on. Kas sakslastel oli ka ju kunagi see roheline vorm? Mis värvi vorm see on? Punane või? Ei, roheline oli ka, jah. Ma ei saa aru, mis siin toimub. Sa ühte värvi praegu ära või? No, ühed on valged. Laps. Oleks pead ikka selle Saksamaist võtma. Teised on nagu punane vist ikka, enne. Vist punane? No valgest sa saad ju aru. Ei, no valgest ma saan aru, jah. Praegu on see moment, kus ei aru, et sa värvi pime või? Miks rohelise vormiga rohelise muru peal mängivad? Ma tean... Sa ei näe nagu neid punaseid vorme rohelise muru peal või? Ei, ma näen. Lihtsalt nagu ma ei saanud aru, mis värvi nad on. Nüüd ma näen, et nad on punased. Aga nüüd sa näed, jah? No lähedalt näen, jah. Kaugelt vaatad, lihtsalt tumedat värvi. Kas see on värvi ka niimoodi, et sa järsku ütled, ma nüüd tegelikult näen. No kui on... Sõbrad küsivad, sa ei taha keegi narriks ja see on nagu koolis. Koolis ma ka prille ei kanna väga pikalt. Selgest näha, et punane. Kogu aeg on punane. Mida väiksem see asi on, mis seal on ja mida rohkem ta jookseb, seda vähem ma saan aru, mis värvid on. Saad aru selle, nagu, seda on keeruline seletada. Ei, ma saan aru, jah, et ta nagu... Näiteks, kui sa teed mingi punase täpi mingi markeriga sinna seina peale, siis ma ei saa aru, mis värvi see on, sest seda liiga väike on see.
Lahe raisk. Miks see D-pad siin vasakul on? Siuke lugu siis, jah? Germania. Tuleb meelde see mäng, kus sa selle maailmameistri vastu mängisid Cityga. Martin ise ütles, ta võib olla Ungari. Ma saan aru, jah. Kuidas ma saan keelata inimest? Ta võib olla Ungari. No ilus oleks muidugi külalisega. Meeldivalt käib. Nüüd me hakkame seda ütlema. Üsvend sai aru, et okei, ma võin talle ju kaotada ka, et lähebki tööle, teeb mingi hea loo pärast. Sinu kohustus võõrustajana on ju pakkuda lohutust. Head enesetunnet ja paremaid paluvat. Ega sul ju, kui külla tuleb keegi... Ragnar Klavan näiteks. Jah, Ragnar Klavan tuleb külla, sa ju ei anna talle mingi suvalist peeti korgi lahti. Sa ei vaatad, mida... No näed. Kõik ülevad. Nüüd on jälle albet, vaata, nüüd on nagu see, et pidid laskma. Nüüd on nagu see, et kui ma kaotan selle mängu, siis on veel eriti... Nüüd on kui ma kaotan selle mängu, siis on veel eriti halvasti, vaata. Mängin selle suure Saksamaaga, see on ju võimsa Saksamaaga. Hirm võimus Saksamaaga. Masinaga. Aga kuidas nagu Dortmundi juurde jõutakse üldse? Oled kindlasti rääkinud seda siin saates. Kuidas ma Dortmundi juurde jõudsin? Sest värvipimenduse kõik. Kuule, Armin on mulle kõlistanud. Bayerni, et ma nagu rohelise tiimi poolt ei ole. Ei no, lugu lihtne. Hakkasin minagi mängima ühte arvutimängu kunagi. Diablo 2, jah? Diablo 2, jah. Sims 4. Uppusid venna basseini ära. Ja oligi Dortmund. Ei, see oli seda viisi, et oli FIFA 99. Olin mina äkki ka seal 10-aastane poiss või nii. Annelinnas, Kaunas puiestel. Ja siis kasvasin üles selle Saksa televisiooniga, RTL 2, RTL ja Pro 7. See vastab küll tõele, jah. Ja siis loogiline valik oli hakata mängima meeskonnaga, mis on Saksamaalt ja kollane oli lemmikvärv ja siis tuli Dortmund. Ja siis kuidagi nagu jäigi. Ja siis kui... Nüüd ma lihtsalt selge. Kellel oli. Aga sai troofi, vaata. Powershoti troofi, see antakse pärast mängu kätte. Ja siis, mida aeg edasi, seda rohkem jõudis ka muud kaudu info, et mis see Dortmund on ja mis ta kujutab endast. Ja siis ütleme nii, et pilt läks järjest paremaks. Aga ma olen siuke natuke teistsugune Dortmundi fänn, et mulle meeldiks näiteks, kui Schalke oleks Bundesliigas tagasi ja et näiteks, kui Schalke ja Bayern mängivad, siis ma olen Schalke poolt ja et üldiselt nagu Dortmundi fännid pigem on igal juhul Schalke vastu ja tahavad, et Schalke kukuks kolmandasse, aga ma tahaks lihtsalt neid tarbisid näha uuesti. Need olid alati nagu siuksed mängud, kus ei olnud vahet, mis tabelis toimus. Schalke võis olla viimane, Dortmund võis olla esimene, aga need olid... Seal see tabeliseis ei mänginud rolli. Mingid 4-4 ja 3-3 mängud on olnud. Jaa, aga mulle üldse meeldivad huvitavad jalgpalliklubid. Nagu enne mainitud, siis Millwalli poolt olen ma... Mida? Velko. No Velko sellepärast, et klassivend oli üks asutajatest ja siis... Raamat või? Ei, Kikkamägi. Raamatuga me ka saame hästi läbi. Pents annab teile või vandis vanasti? Raamat, ei, Pentsu ta ei andnud, ta viis meid mingite inimestega kokku kunagi. Kes andsid Pentsu. Ja, aga raamat nüüd annab meile bussipileteid. No, miks ikka. Aga see asi, mis Velko tegelikult selle staadioni ja asjaga seal Tartus teinud on ju väga-väga kihvt. Kuule, ega nad kehvasti ei mängi ka. Ja ma olen näinud seda sisekaemust nende selle arengukavasse, et see on täitsa ambitsioonikas ja vägev. Ja sellepärast tuleb olla Velko poolt ka.
Ei, see on täitsa mul kodu kõrval on see Stata ka. Noh, Tartu kodu kõrval. Elad Ermis või? Elad seal tagurpidi majas? Suht kõrval seal. Lapsed käisid just vanaemaga, no vanaema juures, naine viis siin tagurpidi majja ja siis tulid sealt välja ja siis vaatasid Ermis, et kuule, seal on teine tagurpidi maja veel. Ma ei tea, kas see on nagu selline kompliment nagu arhitektile või nagu pigem vastupidi. Sa ikka oled näinud seda videot, kus Katrin Siska käib seal tagurpidi majas või? Ei ole. Tuled YouTube'ida või? Ma ei tea, kas see on üleval, aga see paar aastat tagasi täitsa oli vägev. Oliver, kuule. Mondi siia vahele see video, kui see on olemas. Nagu vähemalt lõik sellest. Ja see oli nagu äge siis või? Oo. Muidu me ei räägiks sellest, on ju? Kuradi... Mul on tunne, et asi on Ungaris ikkagi. Nagu kuidagi nagu... Puised on. Sellest on olemas nagu see Ismo vaatab Ismo reaktsiooni video. Et siis, kes siis tahab näha, siis vaadake seda. Originaali ei ole? Originaali vist ei ole üleval, jah. Ja no siis Bilbao on üks suur lemmik. Sest noh... Poliitika pärast on? Poliitika pärast pigem, jah. Mitte siis nii-öelda rahvastikupoliitikaga klubis mängijate võtmise klubi mängijate poliitika ja olen Baskimaal käinud ja jube kihvt koht on ja väga meeldib ja Baskid on lahedad. Ja. Aga jällegi katalaanid mulle nii väga ei meeldi. Tüütud inimesed. Käisime poisiga Madridis just vanemaga. Sai endale nagu... Ma nagu rohkem põmbja moodi nagu. Kunagi lubasin talle, et kui saab nagu kiituskirja koolis. Nii. Siis saab valida ise, mis tahab. Väga ohtlik lubadus. Mis kategooriast on võidu valida sai? Noh, see oligi nagu, mis tahab. Ma eeldasin, et tahab nagu jalkakaart või midagi, noh, ühe paki nagu. 4 eurot ikka leiab. Ja siis tahab Real Madridi mängu minna vaatama. Plus selle kiituskirja nagu. See oli siukene ikka pooleaastane rahakogumisprojekt. Sinna ei ole ju piletit nagu, noh, niisama saada. Mis mängule muidu? Sinna me jõuamegi. Aha. Oli Real Alves või Alaves eelmine hooaeg siis lõpus. Ja see oli see mäng, kus nad olid just meistriliitli kindlustanud, et esimene kodumäng pärast meistriliitli kindlustamist. Siis oli, linnas olid paraadid 2 päeva niimoodi enne. Nägime, kus see buss sõitis niimoodi, kõik vennad olid bussis ja mingi raekojas kohtusid seal ja seisid seal rõdu peal ja siis mänguks keriti kõik karikad väljakule, mis neil on võitnud ja pidu käis nagu. Mänguga räigelt vedas nagu. Palju maksis? Las ta jääb. 2.50 polnud, ma võtsin ikka need lipipiletid ja saada kindlad pileti, vaata. See oli alguses said ikka buffees süüa mingit liha ja värki. Oi, need ei ole üldse ju kuradi odavad piletid. Ei ole, aga teisiti on saada kuidagi, et sa lähed sinna nii ka ei lähe, et pileti kassasse, ma olin poeg, kui tulime mängu vaatama. Äkki leiate mingi asja nagu. Aga sa pidid ostma aftermarketist või sa ostsid... Ei, ma ostsin koduleheküljelt. Ma ikka kirjutasin neile ja nutulauluga, et ma olen siin Eestist ja... Okei. Äkki saate kuidagi... Pojal on kiituskiri attachment'is. Sai lubad võttud ja no... Vaadake manuses. Ei olnud midagi, et ma ostan need... Lennupiletite raha on koos, aga võt see mängu... Aga ei, ma ei kurda. Ma arvan, see äge mälestus talle ja oli väga 5-0. Vaadata. Aga ta on Real Madridi või see? Kroosid ja kõik panid. Ta on Real Madridi poolt siis? Ja. Seina peal lipp ja ongi siuke veider sein niimoodi, et Real Madridi lipp niimoodi. Kes kõrval on Flora särk autogrammidega. Et ikka maa peale ka veits nagu midagi. Aga ma ei tea, kas tänapäeval üleüldse on põnnid võtavad nagu lemmikklubideks mingeid siukseid obskuurseid klubisid. Ei no enda oma sul ikka on obskuur. Sest ma tean mingit venda, kellel on, ainus vend Eestis, kelle lemmikklubi on Crystal Palace. Miks sa oled Crystal Palace? See on Briti suursaadik.
Siis on 2 inimest. Priit Suursaalikul on ka. Oota, kes see mees on? Crystal Palace'i mees, jah? Mis selle venna nimi oli? Ta kunagi tegi seda kuradi ETV-s seda mingit muusikasaadet vist. See, kus valgel taustal vaata inimesed istusid, andsid intervjuusid. Valged inimesed. Ega noh, seal oli liiga värviline ei ole see seltskond, oleme ausad. Kõige musta nimi oli JOC. Ja siis mingi muusikaviktoriin, ma ei mäleta, mis selle venna nimi on, aga musta peaga teeb Tobi kogu aeg. Aga ma arvan, et nagu lapsel jõuda nagu mingisuguse obskuursuseni on ikkagi väga keeruline. Ega sa vist jõuadki mingi läbi FIFAde ja mingit Susist räägid või? Susi, kes? Musta pea, kes kokku ütsid. Võib-olla, jah. Tegi tobase saates. Ei, ta seal saates ei käinud, aga iga kord, kui ma näen seda, siis vend teeb Tobi. Ja noh, nagu... Jah. Ja kuidas tema Crystal Palace'ini jõudis, sa tead? Vist läbi Soome televisiooni. Kurb. Mingi soomlane mängis. See vist oli see case, et mingi soomlane mängis Crystal Palace'is ja siis Soome kandis üle seda Crystal Palace'i mänge kogu aeg. Ja siis jah, sealt kaudu. Aga pidi olema nagu keeruline olnud vaadata lapsena, sellepärast, et telekas oli must-valge. Ja noh, Crystal Palace on nagu punane sinine vaata ja väga palju teisi meeskondi on ka siuksed tumedad ja punased ja sinised. Kusjuures Crystal Palace'il, FC Baselil ja Barcelonal on samad värvid ja sama asutaja. Väike fakti minut siia vahele. Ai. Me on ikkagi üldhariduslik saade kooli alguse puhul. Ei, see tehakse see fakti kontrollis. Delfis on seda näinud käivad, aga leiame veel vale veel enne. Oi! Ei olnud paha isegi. Siuke tuts. Kuule, aga mis me teeme siis? Mängime kahekesi või? Ja ikka, jah. Tundub, et praegu vist läheb niipidi. Kuule, ma pean selle kure selle kontoga ära saatma, muidu mul jääbki saabamata. Palju teil raha saada on? Sa tegid mingisuguseid edevaid panuseid või tegi suvalise? Ei, ta tegi suht mingi lihtsa panuse. Ma mäletan, mis see oli. Et üle... Et Leverkuseni mängus lüüakse üle 3 vist. Ta pani vist, et kõik lüüakse üle 3 poole. No Kurg ikkagi Treffneris käinud poiss, vaata. Oskab arutada küll, jah. Oskab arutada küll, jah. Mingisuguseid väga ebaloogilisi panuseid ei teena. Ui, see oli kuradi normaalne rikošett ju. No, Pohlak ütleks, et mängufilosoofialt ma olen Euroopas top 3 praegu. Tulemas küll seda ei näita. Kuule, aga mis variandid on üleüldse Pohlakust lahti saada? Ei ole midagi. Aga poeg tuleb peale, ei tule? Vanus on tõenäoliselt see variant. Aga tuleb poeg peale või? Ei usu väga. Selles mõttes on huvitav nagu case. Ma ise olen mõelnud, et ka nagu siuke äriettevõte ja tal on see jutt, et ei ole inimest vaata liidus, kes suudaks tema tööd üle võtta. Siis ma olen ise mõelnud, et 30 aastat või 20 aastat teinud ja vaata üht inimest ei leidnud, ühte talenti pole leidnud vaata. Ei leia vaata. Ei leia lihtsalt. Hea skautimine. Nad ise nagu, eesmõttes, mida juhtub täna, ma tean inimesed, kes võtavad üle, kes suudavad, sa otsid neid nagu taga, nagu aktiivselt otsid. Nagu te jalgpallis otsime nagu talente, otsid endale ka, et kellel on potentsiaali, kes oleks. Ei, mul ei ole ühte. Olen otsinud, aga... Plus ma teen 8 inimese töö ja keegi ei suuda mind. Ei ole sellist venda, kes oskaks nagu skeemitada ja kuradi autoga sõita mööda Euroopat. Seal on see värk, et Eesti on nii väike riik. Tegelikult on, jah, ega sul ei ole võtta. Kus sa võtad see? Sul ei ole võtta ühtegi venda. 1,3 miljonit inimest. Ma olen otsinud. Te ei kujuta ette, kui keeruline see on. Kuule, vaatame veel ühe mänguga. On sul aega? Ma teen panuse ka. Mõtlen sama mängule tegema veel. Mis Kurel Leedu konto on huvitav? No siin on Ungari, teonuses oli ka 950, mul oli sama, et mängu võitu just samamoodi. Kuule, meil on veel põnevuskohtumine Kreeka ja Soome. Paneks niimoodi, et Saksamaa võidab ja üle 2,5. Tabli panna või? Noh.
Noh, imeline. Äkki tuleb isegi raha. 9,5 koefitsient, see on ikkagi nagu selles mõttes suhteliselt nagu protsentuaalselt vist väga keeruline ikkagi. Selle kohta öeldakse ikka nagu jah, et paned 2 tükki kokku, et lollide panus ju. Jah. Muidugi meil siin üks sõber pani ka normaalselt kokku. Sai koefitsiendiks 5000 midagi ja võitis ära. Läks nii seekord. Kas see ongi see kurk, kes pole raha kätte saanud? Ei tea, noh. Ei ole veel laekunud. Noh. Mis sa leidsid meile siis? Kreeka, Soome. Kreeka, Soome või? No kurat, see tundub jumala põnev ju. Aga meil on Euroopa liiga tuleb rätti. See on ülikõva. Ja ei tule üldse kehvad mängud. Me oleme Soome või? Ja tulevad sellised mängud, et Kreekat polegi või? Jah. Ma, kuidas ikkagi nagu... Väga huvitav. Soome on Kreekat ka. Kreekat ei ole. Kraana on kõige lähem või? Grace, Kraana. Peaaegu nagu. Mis meil siin veel pakutakse siis? Brasiilia, Ecuador. Brasiilia, Ecuador või? Ecuadorini ei ole. Ei ole Ecuadori. No selge, vaatame, mis pühapäeval mängitakse. No Portugal, Šotimaa ikka on. Portugal oli. Meil on veel ka Horvaatia, Poola näiteks. Teeme selle Portugal, Šotimaa äkki siis. Teeme. Seda ei saa kindlasti panustada või? Miks? No siis me oleme kuses. Bosniat siin ka niikuinii ei ole, on ju? Kurat ei tea, äkki on isegi või? Peruu, Kolumbia. Ei ole. Ei ole, jah. Miks nii vähe on neid riike? Kurat, ei tea. Teises moodis on rohkem või? Ma ei teagi, mis moodis me praegu oleme? Kas me oleme selles EM-i moodis või? EM-i moodis me ei ole, ma ei saa millegipärast viskas mu tagasi siia. Muidugi me ei ole EM-i moodis, sellepärast et siin on ju Euroopast väljas olevad riigid. Katar on olemas täitsa esindatud. Äkki on midagi Katariga. Nii. Kuule, aga kas me saame tagasi sinna mitte EM-i moodi või? Proovime ühe korra veel. Mind lihtsalt suundas siia tagasi. Nagu EM-i moodis? Jah. Kuidas see käib? Oled sa kursis sellega? Lähme, nagu Oliver enne ütles, et mine sinna, siis võtta siit Euro 2024. Nii. Valime pinda. Reede õhtu või? Aga ma tahaks Kreekat ikkagi Soomega mängida. Mine sinna poole. Aga mine Awakes. No. Kuule, aga sa pead nupud paika panema endal. Vaata, sul siin on vist valed nupud või? Vähe nuppu on. Mis nuppu sa seal paika panetas palju? Kontein on mul teise peal. Okei, selge pilt. Mis on? Mis siis jääb? Ja oota, mis mängu me mängime nüüd? Finnland. Soome oli. Soome, jah? Ei, see oli Kreeka. Ta on non-qualified, on ju? Jah, non-qualified alt panete pane. Üks alla. Jep, siis on Kreeka kuskil. Nii pole. Peaks olema. Ei ole või? Kurat küll. Ka huvitav ju. Ma hakkan ärkima. Ka peale ei saanud. Ei saanud nagu vist, jah. No siis meil jääb see ka katki. Siis meil on ikkagi see Gruusia, Tšehhi. Gruusia, Tšehhi. Oi, sorry. Tšehhia. Ja sul on Gruusia kindlasti, need mängisid lõppu. No siis on nii. Selle peale saab panustada või? Aga äkki teeme selle reedese, mis oli Itaalia-Prantsusmaa kuradi suur kohtumine? Mulle ei meeldi see asi, noh. Ei no me juba teeme seda, teeme midagi ära. Teeme, jah. Jookseb korraks.
Meil on läheb kohe... pestid peale, noh. Aga ja paneme valged särgid. See on ju täitsa jabur on see. No, üritame hakkama saada kuidas. Nii, ja nüüd me oleme koos, jah? Nüüd me oleme koos, jah. See on parem või halvem või? See on halvem, kõvasti halvem. Sulle parem, meile halvem. Siin peab nagu... Keskuma praversin. Me oleme valged või? Me oleme valged, jah. Hakkame pihta siis. Väga ääretult. Nii, mina olen sinine konsool või? Sina oled sinine, jah. Kõik, nüüd on selge, kõik hakkab pihta. Lammutama. Olemas. Ja juba liti peale. Ahah. Onna Rumma ikka teab oma asju. Sellel meil läks ka kõrdi silmest punsaks praegu. Viga! Mõtlen, ma ei saa aru, kumb see on. Kumb see pea kohal nendest vendadest on. No see kollane on see, millega sa mängid. Ei ole viga või? Ise tean asja. Mida vittu? Äkki võtame selle assisti maha või? Mis sul jutus praegu? Mis sul jutus praegu? Ei midagi jutus. See naerab lihtsalt. Naerasin, veits tatistasin ka. See mingi päris korraliku kaarega tuli. Oli või? Kuhu võtta? Ei no ma nägin silmanurgast, et nagu midagi nagu... Ei, proovime edasi. No, ma ei taha olla nagu halvad tantsed, kelle segavad munad ka. Vajan. Saan kuidagi hakkama. Jõuana. Jooksi kiiremini natuke. Jõua, see vend ei jõua. Nii. Oi. Ahah. Sulg. Kiirustad. Mis siis ajakirjanduse tulevik on, kui selline? Ongi kõik jääb TikToki või? Jah, kas paberajakirjandus ikkagi sureb välja? Välja ei sure, aga väheneb järjest. See on imelik, inimestele ei meeldi, et puid maha võetakse. Paberit tehakse seal. Aga ega palju meil neid paberväljaandeid Eestis alles on? Ongi Õhtuleht ja Postimees või? Ajalehtedest või? No ikka nädalalehti on veel. Ekspress äkki ja... Korra. Kroonika ja... See on ajakiri. Me hakkame sellest peale, mis on ajaleht ja mis on ajakiri või? Ja lähme tagasi samaks. Back to the basics. Kodu ja aed. Ma kunagi läksin Tartu Ülikooli. Nii. Ajakirjandusmagistrisse. Lahtist uste päev või? Ei, täitsa sain sisse, astusin ajakirjanduse magistrisse. Nii. Ja siis ma olin seal ühe päeva põhjusega, et ma küsisin mingi küsimuse Twitteri kohta. Siis mulle öeldi, et ei, et selle peale ei pea üldse keskenduma, et see ei ole nagu oluline. Ja see oli mingisugune ikkagi juba, no mitte 10 aastat tagasi, aga nagu ikka päris ammu on ju? See oli 10 aastat tagasi, jah. Et noh, et see ei hakka muutma nagu minekast. Räägin lugu lõpuni, põnev lugu oli. Et see Twitter... Ühesõnaga, et Twitter ei hakka... Sinu pealt tuli see või? Mina võitsin kuradi 5-1 või... Et Twitterist ei saa kunagi... Okei, fine. Et Twitterist ei saa kunagi nagu tõsiselt võetavat ajakirjanduse formaati. Nii. Ega ei ole saanudki ju. Mis vahest? Et no, et sellega ei pea arvestama, noh. Ja selle pealt läksid minema seda... Selge siis, noh, siis mul ei ole siin küll midagi teha. Palju läksid tweedi ja... Siis ma kuulsin, et mis õppekava, noh, siis räägid sellest, mis see õppekava siis nagu endast kujutab ja siis, et noh, sa pead mingit reportaaži... Juurat ja mingit... Ei, no sa pead mingit reportaaži tegema kuskil kuradi sillal, noh, siis mõtlesin, no selge. Siis ma ei tee seda. Ei tee seda. Et mul võib-olla ei ole vaja nagu siin sellise asjaga tegeleda praegu. Ehk siis nagu... Aga miks üldse tahtsid sinna minna? Igav oli.
Mõtlesin, et paneks nagu... Mul oli tasuv töö reklaamiagentuuris. Oi. Tasuv töö reklaamiagentuuris, aga see hakkas minu loomingulist väljendust õõnestama ja sööma. Siis ma olin õnnetu. Ja siis ma mõtlesin, minu ellu on vaja mingit uut väljakutset ja ma arvasin, et see on ajakirjandusmagister, raisk. Ja nüüd said lapse või? Jah? Ütlesid, et põnn on mingi või? Minul on põnn. Minul on väike, jah. Minule üldse ei meeldigi lapsed. Aga siis tuli välja, et see ei ole ka väljakutse, mis... Ei, no jah, see on väljakutse pigem õppetoolile. Päris kõva, noh. Et no ma ei tea, ma kujutan ette, et seal mingi aastal 95, ei no internet ei hakka paberajale. Sest minu hüpotees on see, et järjest enam hakkab olema pealkirja ajakirjandust. Arvan, vähem hakkab olema. Arvad, et järjest vähem või? Järjest ongi nii vähem. Siis me elame vist mingites erinevates maailmades või? Ma ei tea. Olemas. Keegi lõpetas mängimise ära juba pani palli käest. Jooksiks mööda tuba ringi. Täiesti juba, särk selja, särk välja. Ollane, põmm. Vahet ei ole, Oota, pealkiri ajakirjandus kaob ära või? See tuleb ka mulle uudisena. Ma ainult pealkiri räägin. Võiks alustada ikkagi esimesest lausest juba. Ütle mulle ära, mis toimub. Ei no, asi ongi ju selles, et sul oleneb mudelist, see pealkirjad ja mis räägitakse, et klikipõhine, et see on selline mudel, kus on tore, kui tahad seda bännerit müüa nagu, aga inimestel millegipärast väga ei meeldi nagu need bännerid, et suht tüütu tuleb välja on see, kui tuleb sul eest tuleb lahti kuidagi mingisugune. See on ikka megatüütu. Et seetõttu... Ja nüüd kuidagi te olete nagu targemaks saanud ka, et nüüd ütled, et kui sa kasutad seda reklaami blokeerijat, siis on nagu mingi jama. No põhimõtteliselt, aga asja point on ikkagi nagu see, et järelikult sa pead nagu kuidagi sisuga suutma lüüa, võima seda tellimust. Ja seal pole eriti kasu, et mul pealkiri oli äge, aga lugu ise oli nagu täielik junn. Klikisäästi on hea asi. Jah. Saad ainukene, kes kasutab, ise teed seda. Kas on makstud reklaam? Ainukene, mis asi? Kes teab, mis on klikisäästi või? Ei, ikka... Kuidas see võimalik on? Kuulge, ma olen sul ideaalselt sööta nagu. No kas mina lõin seda praegu või? Muidugi. Mina olin seal platsi peale ja oma jalaga lõin seda. Punast värvi oli see kuradi nupukes. Sama edukas kui Mbappé Real Madridis. Eile sai ühe muidugi. Ei tohi mõnitada just enam. Äkki oli 2 sai isegi eile minu meelest. Oli 2 lausa. Minu meelest oli 2, jah. Ma nägin esimest. Relikis oli see. Minu meelest 2-0 oligi. Ma nägin mingit videot, kus Viini ja Mbappé ei saa läbi platsi peal. Ei saa läbi platsi peal, jah? See on ju Realile katastroof. Sellepärast eelmine mäng võetigi 11 välja ja see oli Viini. Okei. Juba hakkab vaatama või? Mis asja? Tahtsin mulle näidata, et 1,9 ja 0,2, aga skoora vastupidi või? Aga kus juures nagu vaata, kõik on parem peale. Kuidas sa said seda ära või? Aga vaadake, see täpselt nagu päris elus nagu. See on itaallaste efektiivsus, üks löök, üks värav, ei ole vaja pingutada rohkem. Edasi sementeerin ainult. Kuidas ma saan panna 6 kaitset praegu? Ultra ja defensive. Need nooltega paned, jah? Seda ma ei oska. Nii. Mine, ründu vaata, sinna lööd ära äkki. Väga õige. Nii. Kui Nana oleks väravast, ta laseks ikka. Oi, valele poole läksin. Jah, tulin vaata ise Eestit. Nii, kus ma olen? Mine, jookse! Kiesa. On Kiesa või? Kas sa oled see lapsevanem, kes käib poisi mänge vaatamas ja siis karjub platsi kõrvalt või? Ei karju enam. Ma olen ühe korra platsile läinud nagu. Esimene turniir. Läksin platsile, sõimasin kohtunikku. Päris siis pärast seda, ma olen ise nagu, mul on kohtunikpaberid nagu päris piinlik oli pärast, nagu vabandasin ka. Ei olnud nagu põhjust. Ei oli ikka põhjust. Sai asja eest. Aga
aga noh, tuleb aru saada ka, et vend on tulnud mingi kuradi... Rasketest oludest. Ei, 5 aastat turniiri vilistama mingi laupäeval vabast ajast. Ja siis mingisugune tolma tuleb väljakul, hakkab sõimama, et mis sa teed nagu. Aga mis ta tegi? No laps sai viga. Laps oli väravas ja mingi tüüp sõitis jalg ees kätesse nagu. Laps oli maas nuttis seal ja kohtunik jäänud viletega ei peatanud mängu nagu. Enda laps vaatan puhas mäng, jah. Peioon. Ja siis laps oli maas ja nuttis ja siis närvi ütles üles. Ma oleks öelnud lapsele, et eided nutavad. Tuli püsti mängi edasi. Ja see on nagu su ema, kui ma talle tou panen. Sa nutad. Tahad olla nagu oma ema või? Kohe näha, et emasse... Koduvägivalla reklaam ka väike. Pikari ka veel. Aga see oli... Pärast seda ma olen suhtnud tatsutada. Lugesin ise endale sõnad peale. Mul näbi vaadata. Aga päris raske on, selles mõttes. No muidugi, jah. Võidud kaotused, see nagu ei olegi nagu hullu, lapse puhul. Peabki pähe saama ja peabki võitma, aga kui viga saab, see on see kõige hullem, et kui sa näed, et ta kukub, et kas nagu tõuseb normaalselt või ei tõuse nagu. Jah. Ja ei anta nagu viid ka. Jah, ega seal sageli ei olegi niimoodi. Mingi üks saaliturniir oli, kukkus. Siuke sinikes oli pärast nagu külje peal. Ma mõtlesin, et roie on sees. Okei. Lihtsalt kukkus selle saali põranda peale, seal ongi selline pauk. Ma mõtlesin, ma saan mööda selle. No mis saad teed? Ma mõtlesin, saan ka pihta. Lalbol. Teine löök. Lihtsalt ütlen kommentaariks. See on see Inter-Bayern finaal või 2000. Mis ta oli? Nii. Ja siis see ongi see, et... Ma võin äkki juurde, sa võid ultrat. Ma võtan maha siis või? Ei toimi meil see kuradi koostöö. Toimis nagu mingi maani. Sööduvend oli hea nagu. 2 väga head sööt oled saanud. Mine tee ruumi endale kurat. Teil on paaris on ka wingmanina niimoodi umbes. Jah, nüüd nagu... Viimase sööduni on nagu enam-vähem. Miks ära ei löö siis? Ma mõtlesin, et... Oota, aga need, kui nad... Sa saadad ka neid nuppe, jah? Ma asjad teile kasutan. Ühe lasin teil võite ka, et see on nagu viisakam staat. Pärast lähed siin võidad Ungariga, tead, siis on... Pärast öeldakse, et vend paneb cheatidega. Kuule, kui super kehva on meil see asi. No me ei saa välja siit enam nagu. On kuidagi võimalik sul mingi... No okei, lahe. Kuhu te lähete üldse, tahate välja saada? Oota, aga need täitsa väiksed lapsed, ega see ju mingi mängumoodi asi ei ole või? Ei ole. Tead, ei ole viga. Nagu kõik käivad palli taga ja... See on nagu meie moodi mäng on siuke praegu. Selline segasumma suvil oli küll alguses ja nagu molekulid panid ringi, kõik olid ühes puntras nagu. Mõni teeb üldse nüüd on ikka nagu sööd käib tagant läbi väravahiga. Okei. Midagi. Ja nagu mõtlesin, Kalamaja Pirlona. See nagu oskab sööta ka. See näeb väga hästi. Kiituskirjaga ikka vaata ajusid on. Mul lemmikud on need, ma olen ka siin ka peres on mingid lapsed, kes mängivad jalgpallis mõned aastad tagasi, nagu viitsin, ikka onu käib vaatamas ka paari mängu. Ja siis seal oli ka täiesti siuke, et nad esiteks, nagu sa ütlesid, panevad molekulid ringi, siis mingitel tattidel hakkab igav vahepeal, siis need teevad täiesti oma asju, kukerpalle ja kuradi. Ja seal oli ka ikka need papsid olid ka, rääkisid sul. Tule koos ole! Ei tegelikult ei taha nagu siin mingit viha tekitada, aga... Et on ikka igasuguseid inimesi. Vene lapsevanemad on põhiline ja vene treenerid. See on ikka nagu rets. Käisime Ida-Virumaal mängimas, seal vene treener pani lapsele niimoodi, et see liidane niimoodi. Ja ema ei said õige! Saabki kohe asja eest nagu. Mis asja? Ja 9-aastased. Väga haige, jah? Täiega veider. Või veider on haige. Täiega kummaline. Natukene, kummastav, jah. Ma enda poisi ei pöörnud mind nagu üldse juhita, kas sa võidad või kaotad, peaasi pingutad nagu iga mäng, et muud ei ole nagu, ei saa nagu nõuda. Aga seal on, ütleme, on see ikka võidu-kaotuse asi on ikka nagu elu-surma küsimus. No vaata, aga tulevad paremad sportlased ka, on ju. Arvo sellepärast meil ongi siuke kuredi koondis, et... Ei no, pole hullu midagi, et... Ei no, inimesed on vähemalt said platsile, et... Tulid kohale ja... Et kogemus seegi, et siin Belgia käest 5-8 kotti, et ma ei tea, mis skoorid.
viimati oli see, Rootsi oli 5-0 vist. Tulen välja. Viga. Kolmas löök. Nii kaugelt välja tuleme, tavaliselt on viga. Ma pean nüüd laskma teil ühe käkk ära. Võib-olla oleks nüüd ütlema, oleks nüüd üllatama ekraanil. On mõtet mängida üldse veel või? Nagu selles mõttes, kui see oleks minu sats, ma ütleks, et kuule poiss... Pinguta nüüd lõpuni, ma enda poisile räägime igas olukorras. Vaatab seda videot pärast mingi vend, ma ei viitsi rohkem teha. Vene treener peaks molli sulle pannud juba. Absoluutselt. Siit enam ei tule. Vähe saina, et pane veel. Siit enam ei tule nagunii. Siit alla vast ammaid saab. Järgmine kord on parem. Räige viga oli ka veel. Suurelga hirmuga järgmine kord mängima ära. Mis jama see on? See on ka vaata, et kui ei võida, siis hakkad lõhkuma. Tahaks ise platsi. Ei no siin on juba näha meeste frustratsiooni. Miks need tüübid hüppavad? Ma hüppan. Te näete, kui ma löön. Ma olen sinna poole. Ma tulen. Liiga vähe tulid. Sa olid väravas või? No vahet ei ole, kus ma olen. Mis seal toimus? 4-0. See oli tugevam meeskond ka ja vaatame reitingut ka pärast. Vaatame selle expected goals'i üle. Te olete ka ikka see statistika vennad või? Manchester United fännid eile. Vaata ka expected goals'ina, meil on 0 küll, aga ega teil ka palju ei olnud. No nii, paneme ühe vähemalt. Au värava. Mul oli see, et mingi Manchester Unitedi fänn oli kirjutanud jälle Twitterisse, et uue nimega Exi. Et Lamine Yamal või mis selle venna nime. Pane! Et Lamine Yamal Manchester Unitedis who says no ja Yamal pani retweeti I say no. Ops. No ma ei tea, Tõuseb püsti, kurat küll. Suht pallina, suht palli. Pall oli ka lähedselt. Jälle vead. Aga seda ma ütlen, et siuksed vägevad sportlased nagu Izimbajeva ja kes siin veel on, et ega need ei tule pai pealt. Karmi käe pealt ikka. Sellised tulevad ikka pitsaga. Ja hirmuga. Ja hirmuga, jah. Hirm kaotuse ja hävimise ees. Ja või on teine äärmus on see, et et nagu norrakad on ju, et pai ja doping, Aga Twitteris jälle küsisin ka kunagi, et laps, see hakkas teine hooaeg, hakkas peale, et kuidas nagu paremini ergutada, et mis tuleks karjuda, et kas sa teed mulle häbi või sa teed nagu perele häbi, et kumb nagu paremini toimiks. Sest endast tal on niikuinii savi. Sa teed isa läbi, võitle. Jookse kiiremini. Ja see on kõige parem, vaatad ka neid vende, näed, et võib-olla on kunagi palli mänginud, et kuidas seda vastu ei võtta seda puudet. Ma olen mõelnud, et võtaks praegu, mingi pall on, pööra siia, ma panen sulle ühe, kuidas surmalt pallina. Näita mingid osa või mingid trikke. Tee paar step over'it. Kuidas sa ei võtta vastu seda? Kuidas ei too, kuidas ta ei näe seda, Jookse kiiremini. No ei ole võimalik, see vend on 3-aastane. Liitsi mängu ma ei vaadata niimoodi, et või Liverpooli, et kuidas ta ei võta vastu seda ja sulle palli surmata. Tema nagu professionaalne. Palka saad selle eest. Ei, see on 9 aastat. Kuidas ta ei näe läbi söötu sealt? Kõik nägid ju. Senderda üle väljakuna. Vend on vaba ju. Seina, teg seina. Nii, viimane panus. Siis meil ongi kuradi järgmised väljakutsed juba. 5000 tuli panna või? Kuidas? 5000 pidi olema koifa. Hakkama otsima. Ei tea, oota, palju ühe mänguga üleüldse kokku saab kangutada kõige rohkem? Prantsusmaa, Itaalia, pane viik. On kindlasti igav. Tundub küll selline viigimäng. Villing Nonto ka, Liitsi mees pandi ka ju U20. Oota, ma tahan veel ikka otsa panna. Pandi ka U21 koondisse, nii et väravad ei saagi tulla. Nii. Teate ikka Big Willit või? Ei tea või? Ei tea, reis. Big Willi. Õpite tundma varsti. Kes see Big Willi on? Villing Nonto, Liitsi mängija ründaja. Big Willi. Väga töötab väga väike, aga see oleneb, kuidas sa kasutad pallina. Aga kaitsemängija või? Nii. Mõlemal meeskonnad löövad ära, saab ka panna või? Jaa. Saab ikka, jah. Pane jah. Julgelt laotin. Nii. Paneme õige tulemuse ka. 1-1 pane. Kas tuleb? Pani viik oli.
Kui viik, saab panna see, kui viik on, tuleb ei tule. Ei luba. Ei anna liiga palju juurde tulla, just jah. Kui sa paned lihtsalt 1-1 on 7, vaata. Väravate kogu arvu saab ka panna mõlemale või? Et alla 1,5 mõlemad. No jaa, kas sa nagu... Mängid ühe sama tulemuse ümber. Mängid ühe sama tulemuse ümber, et koefitsient ei lähe suuremaks sul. Miks ei lähe? No sest sul on 1-1 juba kirjas. Ei, no mõtlesin, et tulevad kaasa. Ei, need ei tule kaasa. Miks tuleb kaasa, tuleb midagi üldse kaasa? Ega bukiga loll ei ole. Nii. Oota, 1-1 on 1-1 on 7 koefitsient. No last olla. No paneme Big Willi peale ka midagi, et lööb raami või midagi. Ta on U21. No siis ei saa. Mängu, jah. Raamilöögid on ka siin või? Igast asju saab panna, jah. Vaata kuule. Ma näen, toimetaja hoiab kinni jälle. Ei ole, noh. Sa lähened valesti, vaata üleval on need. Ei ole või? Matši sündmused äkki või? Jah, näed. Ei, siin ei ole. Ei, ühesõnaga neil veel ei ole neid, jah. No siis on 7. Abiks ikka see 200 eurot, noh. Selles Real Madridi piletit ei saa küll, aga noh, mis see ikka. Pane saada kinnitamisele. Ergo paneb. Kuule, siis on selge. Jaa, aitäh, et tulid. Oli meeldiv. Väga tore saade oli. Väga tore. Järgmine siis Klaavan. Jääge liinile. Televaates saatke meile siis küsimusi, mida te tahate, et Klaavan vastaks. See laadi-taadi ostis mulle paadi, lennutas üle maani, minu kui mu vennad, aga kõigist, keda ma kaotanud olen, igatsen ma enim iseennast. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paberile tunde, siis põletana teegiga või lihtsalt viskad tulle ja unusta, et kuulusin kord sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paberile tunded, siis põletana teegiga või lihtsalt viskad tulle ja unusta, et kuulusin kord sulle.